Mulinad. Podcast, mulinad. Podcast, mulinad. Hello. Tere. Tubli Triinu. Väga tubli, hea energia. See oli täpselt tegid nagu koerale. Kes on tubli? Väga ilusasti ütlesid tere Anna Käppaga. Ja Küpsis on siin. Me oleme täna väga meeles tujus kõik. Meil on väga ilus tore päev. Sest et jah, ilmad hakkavad vaikselt soojemaks minema. Elu. Me ei saa reaalselt, et me ei jäpiks alguses mingid täiesti suvalisi asju, millest mitte keegi. Nii, kuuleme nüüd vaikust. Nii hea vaikust. Mul ei tule midagi, mis riimuks ilusaga. Nagu puudev ilus. Tegelikult täna mõtlesime siis, mina mõtlesin rääkida, et meil siin, meie oleme ikkagi, me oleme ka muidugi kuulsad, aga me oleme natukene vähem kuulsamad kui võib-olla siin meie ülejäänud mõned sotsiaalmeedia staarid. Ja ma mõtlesin, et võiks võib-olla natukene seda kogu teemat arutada, sest miks mitte, sest tänapäeval kõikidel inimestele meeldib ju kõige rohkem teiste üle arutada, mõelda, miks nad niimoodi teevad ja leida nende käitumisele põhjendusi. Jah, sellepärast, et kohe, kui me vaatame oma podcasti statistikat see aasta, siis kõik meie ülejäänud osad on nagu üks inimene vaatab. Aga kohe, kui oli kuulsust osa, tuli rohkem vaatamisi. 2. Nii et tundub, et me peame sina rohkem. Ja siis üks veel. Sina vaata edasi. Sina. Tundub, et me peame lihtsalt seal teist poole kraadi. Ei, sina sellepärast me saame käinud ühe vaatamise. Vabandust. Ma panin ka praegu kinni, sellepärast, et oli veider vaata. Ei, jäpivad juba. Skip. Ühesõnaga, mind huvitab hästi palju teiste elud või tähendab nii-öelda ühesõnaga meie kuulus blogi ja sotsiaalmeediastar Mallukas. Ma jälgin teda, blogi kõike, mulle lihtsalt meeldib. Mina lähen ka gossipist natukene. Ta on öelnud, et Mallukas ütles kunagi, et kui ta kuuleb, et kellegi on mingid head gossipid, siis ta läheb nagu seest ja ma võin ja siis mul on ka natukene nagu see, et mind huvitab. Ma ei tea, miks mind huvitab. Ju võib-olla vahepeal mu elu on nii igav, siis et mind huvitab, aga mind huvitab. Ja ühesõnaga meie teine kuulus sotsiaalmeediastar Sotsiaalmeediasaar PSH. Tema siis, kõik jutud, mis ma räägin, on internetist võetud, need pole minu enda sõnad, need on ümberjutustus. Aga ühesõnaga, Bushis mingi 8 kuud tagasi, aasta aega tagasi sai tuttavaks ühe mehega, kelle nimi on, tal on Läti nimi ühesõnaga, nad töötasid koos. Nad töötasid koos ja meedia hakkas kohe ka nii-öelda pani sellele silma peale ja kirjutas neid artikleid, et kas nad on koos, neid mingi nähti koos, värki-särki. Bush kogu aeg, terve aeg eitas seda, et ei, nende vahel pole midagi. Nad on lihtsalt töökaaslased, värki-särki. Oota, Triinu üldse teab, kes on Bush või? Jaa, tean küll. Okei, ma igaks juks. Üldiselt ma ei tea, aga seda PSH-st ma olen kuulnud. Ja, PSH, Bridget. Ja siis see on nagu PH-tase. Ei, oota, me ei tohi öelda midagi, sest et juba ta saatis sellele Sevakinile kohtu või mingi nõudekirja selle eest, et ta oli öelnud, jälle, pole minu sõnad, Andrei Sevakin ütles koos Robiniga lihtsalt oma videos, kui hakkasid vaatama mingit PSH saadet, ütlesid PVH. Ja kes ei tea, mis see tähendab, läheb guugeldab. Nii, ma ei tea, aga PH ei ole paha. PH ei ole. Ja ma ütlesin, Okei, aga liigume edasi. Mina ütlesin PHV. Ja, okei, liigume edasi.
ühesõnaga see kogu see jutt, siis see, kus Brigitte ütles, ta ei ole selle mehega koos, aga meedia kogu aeg, keegi saatis jälle pilte, videoid ja tuli seal mingeid case'e, kus nad, ma ei tea, ei ole nii-öelda, ma ei tea, keegi oli seal purjus peaga autoga sõitnud, ma ei tea, kes. Aga ühesõnaga see kulmineerus kõik siis nüüd mingi 2 nädalat tagasi sellega, et PSH läks baalile ja mingi aja pärast, tema storidest on seda näha, et ta oli baalil, mingi aja pärast pani ka see mees siis story, et ta on baalil ja kogu meedia sai siis aru, et nad ilmselt on koos baalil. 2 inimest lähevad lihtsalt täiesti juhuslikult Palisaarele ja nüüd näed, mis meedia teeb, paneb kohe koos. Nad on raudpolt reisil. Aga siis, ühesõnaga, kuna Mallukas on siis, tegelikult Mallukas ka varem talle kirjutati selle mehe kohta, et see mees on naisepeksja ja selle mehe minu arust eks kirjutas, et ta on teda mingi peksnud ja saatis pilte. Eksid ikka kirjutavad vahasti. On vä? No ei kinnita, ei lükka ümber, ma ei tea, mis seal toimus. No mina selles mõttes usun alati, et kui Mallukale kirjutatakse midagi ja Mallukas sellest räägib, siis ma tegelikult usun, et see on suhteliselt tõene. Kuigi ma tegelikult ei tea, tegelikult võivad ka pooled asjad, mida Mallukas avalikkuse ette tuleb mingite draamadega, need võivad olla ka kõik lihtsalt clickbait või mingi content, mida teha. Samas ma arvan, et selles mõttes, et tema tuleb nagu tõese informatsiooniga välja või selles mõttes tõese, et mis tal on kirjutatud, aga kui me lähme sealt, võtame nagu, et kes kirjutas, vaata. Kui näiteks see eks kirjutas on ju, eksid võivad kõike kirjutada. Ma mõtlen seda sama, et suures hingevalus olid järsku. Ühesõnaga, Mallukas ja PSH ei saa juba ammu hästi läbi ja Mallukas üritas natukene PSH nagu hoiatada. Miks nad läbi ei saa või? No see... Peame veel tagasi ajas minema, mingi 1-2 tagasi toimus üks suur draama, kus Kristina Pärtelpoeg ja PSH läksid siis tülli. Kristina Pärtelpoeg kirjutas Malluka blogisse PSH-st ülipika teksti, kuidas siis PSH kena maski taga on tegelikult peidus ülbe, enesekeskne ja egoistlik on vist sama, mis enesekeskne. Ühesõnaga selline bravuuritar. Et ta peab ennast nagu hästi tähtsaks. Mina ei tea. Aga kuidas sulle tundub? No mina olen kuulnud ka oma tuttavatelt, kes on kunagi töötanud teenindajatena, et nende juures on PSH käinud ja nendega ebaviisakalt käitunud siis nagu teenindajaga. Ja tavaliselt, Mallukas ütles ka seda, et tavaliselt inimene, kes käitub teenindajatega juba halvasti, et ta ei ole hea inimene. Et kui sa teenindajatega, kui sa lähed kuhugi restorani või kuhugi, see on ju nagu selles mõttes kuldreegel, et sa teenindajatega käitud põhimõtteliselt hästi, sõbralikult nagu viisakas selline suhtlemine, aga tema oli siis nii-öelda nende kõikide juttude järgi selline plõksija kõigiga. Ühesõnaga, nii et mulle kusjuures kunagi PSH väga-väga meeldis, mulle meeldis ta selline enesekindlus sotsiaalmeedias, mulle meeldib ta välimus, ta minu meelest väga ilus ja kõik see, et ta oligi selline, ta võitis vaata aasta seksikama, see Kroonika meelelahutuse auhinna aasta seksikam naine, aasta meelelahutaja, kõik sellised, et ta tunduski mulle selline hästi julge, kes ütleb kõik välja. Aga peale seda draamat, mis 2 aastat tagasi oli, ma enam temast nii hästi ei arva, võib-olla asi ei olnudki mitte selles draamas, võib-olla ma lihtsalt ei teadnudki, milline inimene ta tegelikult on, sest ma ei näe kulisside taha. Ma tahaks siia lihtsalt vahele öelda, et mõtle, kui nõme tegelikult, eks me kõik ju teeme endale, võtame mingi inimesena ja me moodustame nagu oma arvamuse sellest inimesest, on ju. Ja. See, et sina arvad näiteks minust nii, ei tähenda seda, et Kets minust samamoodi arvab, on ju. Aga nüüd üks kasutab ära seda võimalust, et tema tegelikult ütleb avalikult oma arvamuse välja, me tegelikult teeme ju siin tihtipeale seda sama. Aga see, et kui paljud võtavad seda nagu tõe pähe, et see, et mina niimoodi arvan, see ei tähenda, et ta tegelikult selline on. On ju, et temal võib-olla oli mingisugune kogemus kus ta tundus ülbe või ma ei tea seda draamat, ma tegelikult ma ei tea mitte midagi sellest. Ma võiks öelda, et mul selles mõttes tegelikult natukene on nagu endal nagu nendest asjadest nagu suva, ma üldse ei jälgi, mis toimub sellist, sellel kollasel tasandil on ju. Aga nagu
nagu elus on ju samamoodi, et noh, et lähed uude klassi on ju ja siis sina oled alguses see tore tutikas ja lahe on ju ja siis hakkavad järjest tulema kõik juurde, et kuule, ära tema kõrvale istu või see on ilgelt tüütu ja siis juba sellepärast vaata, noh, paneme kooli olukorda, siis sa ei lähe nendega rääkima või et tema kodus teeb seda ja siis sa mõtled, et ta on imelik, aga tegelikult sa ei tea, kas teeb või ei tee. Kõik inimesed ei sobigi kõigiga. Selles mõttes, et võib-olla... No selles mõttes, et meedial on lihtsalt nii suur võim, vaata. Et kui sa oled natukene nagu tuntum, sa ütled midagi, siis sellel sinu sõnal on natuke suurem kaal kui see, et ma klähvin siin kuskil. Maljukul nagunii on suur võim, sest et ta on paljastanud meil neid igasuguseid perverte. Ja no selles mõttes... No ja ta on väga kaua olnud meedias selles mõttes, et ma mõtlen, ma käisin minu arvates 10, kui Maljukas juba blogi pidas nagu. Ja ta on hästi varakult, ta tegi juba endale kõige alguses seda blogi, nagu lihtsalt ülilühikesed sissekanded olid tal, ma kunagi kerisin sinna kõige algusesse. Ja ma mäletan ka, et ma olin väike, siis mu emps vaatas teda ja siis ta elas veel Pärnus ja tegi ka mingit saadet. Aga ma selles mõttes ma saan aru sellest, Triinu, su mõttekäigust, aga asi on selles ka, et kui inimene käitub väga pahasti, väga pikka aega, siis ei saa olla nagu vait lõpuni, et kuule, noh, äkki tal on et oi, äkki tal on lapsepõlves vaata trauma, me ei saa, et ta mõrvas kellegi ära, ta mõrvas kellegi ära, oi, aga ta ema jättis teda kunagi maha, on ju. Kusjuures ma rääkisin, ei, see on muu teema, lähme, nii, sorry. Ei, mina olen ka öelnud, et nagu, kui inimene on ikka ebameeldiv, siis ma ei saa talle anda nagu lõpuni seda kreditit, et okei, et sul on raske olnud ja võib-olla, et sul on raske olnud, et ma saan aru, et sa selline oled, aga tegelikult ma ei taha ju sõber olla, kui lihtsalt nagu iseloomud ei sobi. Ja ma üldse ei mõelnud selles mõttes, et neid nagu isiklikult või seda, vaid pigem just seda mõtet, et nagu meedial on nii palju võimu. Jah, seda küll. Sest mina jälgisin ka kunagi Brigittet ja mulle ka ta meeldis, aga siis ma võtsin üks hetk ära, sest et mulle tundus nagu, et tal oligi juba mingi ammu see teema, et ei joo ja ei tee seda ja siis ta on kuskil ja sa näed, et ilmselgelt ta ju joob, aga miks ta seal seda ütleb, miks ta siis nagu püüab mingit teistsugust pilti vaata maalida. Ja nüüd ma midagi nägin ka, vist vaatasin ta mingit story't ja ajab mingi taga seda, ta on täiesti praegu nagu mingi pits peenike vaata ja siis ajab taga seda mingit, et pean võtma nüüd 3 päevaga 3 kilo alla või midagi sellist, on ju. Samal ajal, kui ta ise on nagu piitspeenike ja siis räägib, et seda mingid need maskid või asjad, mis ta teeb, vaata, kus ta nende sisse läheb seal. Siis nagu, see mõjuga läheb vaata, et millist mõju ta annab, kui tema paneb oma story'sse, et ise olles väga peenike ja paneb veel, et ma pean siit veel 5 kilo alla võtma. Need on veidrad, aga samas see on üks turunduse nipp ka, et öeldakse, et kui reklaami tehakse, siis sa reklaamis püüad ju luua sellise olukorra, millega inimene tahab samastuda. Ma tahan ka selline olla, järelikult see asi peab olema hea. Ja siis, et see on puhtalt nagu see nagu turundus vaata, et miks, kui sa näed, ütleme, suvalt on ju Colgate'i või ükskõik mingi hambapasta reklaami on ju, ja seal on ilusad säravand valge naeratusega naine, jube rõõmusi, tüll, perekond, bliblubla, siis sa tahad temaga samastuda ja siis sa läheb poodi, sul tuleb meelde, see oli see hambapasta. Kui ta ütleb, et ta nagu armastab oma jälged nii väga on ju, ja siis tal on ilmselgelt noored tüdrukud. Noored, nagu alla 18 ka, kes teda jälgivad ja kui ta nagu reklaamib seda, et ei, et sul pole nagu reite, et sul on reite vahel juba nagu vahe olemas on ju, sa oled pihast täiesti piitspeenika, aga sa pead veel 10 kilo alla võtma. Nagu asi ongi selles, et tal ei ole nagu koledad hambad, et ta peaks nagu Colgate'i reklaamima, et näete, ma näitan teile oma teekonda, et mul said sellega nagu valgeks nüüd hambad on ju, vaid nagu ta juba on peenikene, nagu et lõpeta juba, nagu stopp. Et ta vaata, ta on juba nagu alakaalus ja siis ta on mingi, ma pean veel alla võtma. See ei ole ju nagu tervislik. Ei olegi selles mõttes, et ma arvan, et see tervisliku eluviis ja kõike võib nagu reklaamida, aga nagu... Minul oli kunagi üks kursakaaslane,
ka Piits Peenike, tegeles modellindusega ja temal oli mingi selline asi, et ta näeb iseennast hoopis teistsugusena. Ehk siis, et ta läheb peegli ette, mõnikord seal võib vaadata nagu niimoodi, et ta näeb ennast nagu moonutatult ja noh, täpselt sama asi oli nagu see kaalu ja kõige mingite selliste asjadega, et üks päev ta näeb, et ta on ilus ja peenike, teine päev ta näeb, et ta on nagu 10 kilo raskem, kui ta tegelikult on ju. No see ongi et noh, jah, aga ja noh, selles mõttes on kahju selles olukorras, mis teie räägite, on, et kui see nagu noh, näljutamine ka ei ole tervis, vaata. Et kui sa nagu oma mõjuvõimuga nagu valepidi nagu mõjutad, see ei ole nagu hea. Ja, täpselt. Kui ma võtan põhimõtteliselt teie juttu kokku, siis see oli see point on ju. No mul on lihtsalt PSH-st tegelikult nagu kahju. Ma ei tea, kas ta käib teraapias või psühholoogi juures, aga kui ta ei käi, siis ta võiks sinna minna. Tal on ilmselgelt seda vaja, sest et mul on selline tunne, et tal ongi mingid lapsepõlvest jäänud, mingid traumad, mingid teemad. Aga ma ei tea, kas ta neid lahendab. No tundub, et ta ei lahenda, sest et no ma ei tea, ta lihtsalt peale seda, kui ta hakkaski üks päev ühte juttu rääkima, teine päev teist juttu rääkima, siis mul on raske teda lihtsalt usaldada enam täpselt samamoodi nagu varem. Ma ei tea, varem ta ei teinud seda, aga nüüd ta kuidagi, jah, täpselt see, et ma ei joo, ma olen kaine nüüd, on ju, ma olen nüüd kaine. Ja siis läheb paar nädalat mööda, siis ta on, eile võtsin ühe klaasi, aga alates homsest olen ma kaine jälle. No, kogu aeg ta räägib seda juttu. Õnneks sa ei peagi teda usaldama. Ja. Selles mõttes, et ta tegelikult ei ole sinu jaoks, noh, ta ongi lihtsalt sotsiaalmeedia staar. Ta ei ole sinu jaoks kuidagi, tegelikult tal sinu üle võimu ei ole, kui sa ise seda võimu talle ei anna. Ja, tõsi. Jah, just. Aga ühesõnaga sealt sellest teemast edasi liikudes, siis ühesõnaga Mallukas PSH ei saa üksteisega läbi. Mallukas üritas hoiatada PSH selle mehe eest. Noh, ega PSH, miks peaks PSH Mallukat... Kas ta nagu kirjutas talle või? Ei, no ta kirjutas blogist. Noh, see oli pigem selline rohkem ka nagu, et jõu, kuule, ma tahan sind hoiatada, vaata. Noh, ega Mallukas tegelikult ju võib-olla ei taha nii väga Brigittele nagu head teha. Aga olgem ausad, tegelikult, kui sa tead, et asi ikkagi kihva keerab, siis on paljud asjad, mida sa nagu ei taha oma vaenlasele ka. Tõsi, aga see tekst, no kui sa loeksid seda blogipostitust, sa saad aru, et see on natuke kinda irooniline. Nagu, et Kalja kuule, noh, et kuule Kalja, et ta on ikkagi naisepeksja, et noh. No see on natukene võib-olla tema... No ühesõnaga selline tunne tekkis minul. Kas Brigitte sai selle blogipostituse, kas ta luges seda või kas ta reageeris sellele kuidagi? Ei, ta ei reageerinud sellele blogipostitusele mitte midagi. Siis peale seda tuli siis see, kus nad siis olid seal baalil. Brigitte veel ikkagi eitas. No Brigitte ei reageerinud, sest et Brigitte ju meediasilmis ei olnud selle mehega koos. Ta, noh, tähendab, mitte meediasilmis, aga Brigitte nagu kinnitas omalt poolt, et ta ei ole selle mehega koos. Eks ta ilmselt ei saanud nagu välja tulla, et okei, davai. Ja siis ühesõnaga nad olid baalil ja siis kirjutas Mallukas uue blogipostituse. Ja seal ta kirjutas sellest siis, et see mees oli, või tähendab, keegi, ma ei tea ühesõnaga, kes, kus oli Mallukale selle info edastanud, aga ühesõnaga, et Brigitte oli seal baalil sellele mehele siis kihlasõrmus andnud ja öelnud, et palun kihlume, on ju, palun kihlume. Oota, see mees oli... Mida? Oota, mida? PSH. PSH andis, et kihlume? Jah, sellele mehele. Oota, mis ma ütlesin siis? Ma ei tea, mul on nagu kadusin ära korra. Okei, ei ole hullu. PSH andis sellele mehele seal baalil, noh, kellega nad olid seal koos, aga noh, nad ei postitanud, et nad on seal koos, sest nad olid ikka veel meedia poolt nii-öelda, nad ei ole oma vahel. Ja siis Mallukas siis kirjutas, et PSH oli siis andnud sõrmuse sellele mehele ja öelnud, et palun kihlume. Ja see mees oli nii-öelda, noh, öelnud, et ei ja selle suhte seal lõpetanud. Ühesõnaga selline lugu. Ja siis postitas see mees ka lõpuks midagi oma story'sse. No tegelikult varem olid nad ka postitanud nii PSH kui ka Malluk. Kurat, miks sa üldse palud? Meest, ma mõtlen, miks sa meest palud, et kihlume. No oligi. See ei ole mitte see, et sa nagu... see, mis su vanaema lause oli, et sa valid mehe, kes sind mingi... Sind tahab, mitte see, keda sina tahad. Yeah. Ja aga ma räägin edasi, seal tuleb tegelikult see, mis... Aga...
meil on praegu ikkagi tugevalt feminism ja ma ei tea, mis asjad on ju. Ja naised on iseseisvad ja naistel on samasugune õigus paluda endale meest naiseks tahtsin öelda, meest meheks. Ja ma ise ei ole samuti selles paadis on ju, mina arvan ka, et mees peab küsima ja ma olen väga traditsiooniline sellistes asjades, aga praegu on selline aeg. Mis ajast meie mehed muutusid naisteks? Oota, kui ma räägin edasi, seal tuleb see ühesõnaga. Peale seda PSH tuli sealt paalilt tagasi. Ja no tegelikult, ma ei saa jälle, ma vaatasin kõik need story'd läbi, ta postitas siis hästi palju story'sid. Ühest ta vihkas kõiki, teisest ta naeris, kolmandast ta nuttis, pisarad voolasid, ta nuttis nagu story's Eesti rahvale. Vaata, kui tal on kõik emotsioonid olemas. Jah, on. Ja ta rääkis seal ka, et see mollukas kurat on ju, et ta ei olnud nii just täpselt, aga ühesõnaga ta ütles, et mallukas tahab kõikidele inimestele halba, et vaadake, mida ta kirjutab, on ju, et blogi ta tahab kõiki mingi expose'ida ja kõiki nii-öelda kõigist halba ja et ma ei julge lapsi kasvatada sellises maailmas ja mingit sellist juttu rääkis PSH seal. Ja siis ta rääkis ka omapoolse versiooni sellest, kuidas see seal paalil oli ja PSH sõnul siis see oli niimoodi. Siis ta järsku kinnitas, et jah, me olime 8 kuud suhtes selle mehega. Esimest korda kogu terve selle 8 kuu jooksul kordagi. Ta ütles, et nad on sõbrad, me ei ole koos, me oleme töökaaslased, mitte kordagi. Ja siis lõpuks ta tuli välja, et jah, me olime 8 kuud koos. Võib-olla lihtsalt, ma saan PSH-st ka võib-olla aru, et ikkagi kui meedia siseneb sinna sellesse, näiteks Andrei Sevakin on ka seda rääkinud, et ta kunagi oli Merilin Mälguga koos ja see oli selline avalik suhe ja talle ei meeldinud see üldse Merilin Mälgule ka mitte, et see oli kuidagi nagu nõme, sest et siis sai kõikide ajakirjanike põhifookuseks see suhe, mitte need 2 isikut eraldi, vaid et mis nad koos teevad, kus nad koos on, mingi lapsed, abiellud, värki-särki, kõik see on ju. Kõik see huvitas nii-öelda kõige rohkem. Klassika armastus huvitab ju kõik. Aga võtame nüüd sealt korraks nagu sellega, et kui sa ise endast ei postita, sa ei jaga oma elu teistega, siis kui sa ka välismaale läinud, jälle üldiselt räägin, siis ei ole ka teistel võimalust seda nagu pahaks panna. Sa ei pea kartma, et ma ei julge oma last kasvatada sellises maailmas. Ära postita siis oma lapsest. Jah, tõsi. On ju? No, oot, mis sa mõtled sellega? Ära postita, et sa oled palil. Ei, mitte et ära postita, et sa palil nagu praegu täiesti nagu selles mõttes, et ma võtan siit nagu sellest jutust lihtsalt selle välja, et nagu, et kui sa tahad seda kuidagi nagu ise olla ja sa tahad, et teised ei kommenteeriks, siis ära postita ka vaata. No kuna PSH nii kuulus, ma olen üsna kindel, et kui PSH saab lapse, siis meedia saab sellest teada läbi ju mingite inimeste. Ja selles mõttes ta saab teada ja kõik mingid sellised asjad, aga kui ta ise ei annaks nagu neid hoobasi meedia kätte, muidugi ma arvan, et temal võib see ka olla see sama, et tal on need sponsorid taga, kes võivad tulla, mille pärast sa tahad olla nagu avaliku elu tegelane, kui sa sealt mitte midagi ei saa. Ei, aga nagu asi on ju selles, et ega PSH ei postitanudki selle mehega ju, ta ei öelnudki kordagi, mallukas lihtsalt mallukale kirjutati ja mallukas expose'is seda kõike ja selle peale PSH ütles, jah, et mallukas tahab nagu mingi kõike letti tuua ja kõike välja uurida ja nagu halba ja kõike sellist, et aga PSH ei olnud tegelikult sinna maani mitte midagi rääkinud sellest suhtest. Mitte midagi, 0 nagu. Ehk siis ta tegelikult ei toonudki letti välja. Aga kui sa jätaksid selle nagu tähelepanuta, siis sealt ei tuleks mitte midagi. Mis asja, selle nagu blogi postituse? Kui ta poleks nii-öelda mallukas expose'ib ja kui Brigitte ei annaks talle nagu vastu seda kaja. Aga ta alguses ei andnudki. Ta alguses ei andnudki, nüüd alles kui mallukas siis kirjutas sellest, kui nad paalil olid ja kui nad lahku läksid siis, alles siis Brigitte tuli kõigega lagedale. Aga kui ta oleks selle vastas, jätnud ka tegemata. No jah, ütle seda PSH-le, PSH ongi ju sotsiaalmeedias, kusjuures draamaga teenitakse kõige rohkem. Ma arvangi, et temal vaata tuleb see mingisugune sissetulek või mingisugused hüved sellega kaasa on ju. Sest miks sa muidu peaksid tahtma elada sükest elu?
jaa, Et ei kõik no teavad tõsi, kõike sa oledki sinust. ju tegelikult Et see- avalikult, sealt sa ju teenidki oma nagu selle Jah. raha, et sind tegelikult ju mingi üle 100 000 inimese jälgib. Aga jah, ühesõnaga PSH rääkis siis omapoolse loo, et nad olid 8 kuud ikkagi suhtes selle mehega. Ja ta ütles ka, et kui ma oleksin teadnud päriselt kindlalt faktiliselt, et see mees oleks olnud naise peksja, siis ma poleks temaga koos olnud, seda ta ütles. Ja siis ta ütles veel seda, et tegelikult see kihlumise lugu oli nii, et nad juba selle mehega pikalt juba see mees ütles talle, et kuule, me võiks kihluda värki-särki ja siis kiiresti. aga PSH ikkagi oli nagu võtnud vist mingi sõrmuse kaasa sinna baalile ja oli öelnud siis sellele mehele, et noh, kuule, aga me võiks ju selle siin ära teha. Ehk siis ta seda kinnitas, et ta ise pakkus sellele mehele nagu, et miks me ei võiks siis seda baalil siin ära teha, seda kihlumist. Ehk siis ta ikkagi ise pakkus talle. Ja siis ühesõnaga, aga siis nad läksid lahku. Ja siis oli veel järgmine teema, et Muide, kas ta sai sõrmuse tagasi? ma ei tea, mehe käest või? Või? Kiilasõrmust, kui kihlumine ära anta. Kiilasõrmus antakse ju tagasi. Ja antakse vist küll. See PSH kätte sai endale uue sõrmuse. Tegelikult ma Saab pöidlas kanda. ei oli ikka küll, sest et PSH ju ise pakkus, ega see mees ei oleks ju võtnud kiilasõrmust kaasa, kui ta oleks maha jätnud nagu selle kihlumisjutu peale nüüd. Huvitav, kas siis see on nagu kiviga kihlasõrmus või? See nagu kihlumisel on natuke naljakas, millise sõrmuse see on. Aga äkki ta ei andnud mehele kihlasõrmust, Vaid andis mehele. ostis endale sõrmuse, Et mees nii kingiks. pane nüüd mulle Jah, see sõrm. niimoodi jah. Okei, see nii on loogiline. Ma mõtlesin, et Mõelge nagu nüüd meesterahval teemantiga. Ai, mitte nii, jah. Tähendab, võib-olla. Teemantiga meesterahval võib-olla teemantiga. Või sõrmus. Aga võib-olla. ja, ei, see oli niimoodi jah, et see mees siis nagu annaks talle, noh, et annab korraks mehele ja mees annab kohe tagasi, niimoodi. Kas te olete mingi homofoob? Ei, ma mõtlen, et vot see on veel hullem kui see, et naine ise küsib endal nagu, et teeme need pulmad nii nagu mingi film oli kunagi, ma ei tea, kas see päriselt on ka Iirimaal äkki, kus naised saavad mingil päeval paluda endal mehena nagu ise teha nagu selle ettepaneku, aga veits me kujuta ette seda, et nagu et naine tuleb sõrmusega mehe juurde. Ja siis See oli juba minu vanaisa oma. Perekonna reliikvia. noh, aga tegelikult ju võiks. Tänapäeva maailmas. Mitte iial. Mitte iial. Kingib talle mingi muu, need cufflings. Ühesõnaga, ja siis tuli järgmine teema, drama. See mees või tähendab, PSH ütles, et oh my god, stories avalikult, et oh my god, mina tahtsin, et see meie lahkuminek lõpeks nii-öelda vaikselt ja niimoodi, et mitte keegi sellest ei saaks teada ega hakkaks kommenteerima. Ja nüüd sina rõhutas siis, et see mees, et miks sa pidid postitama minu südamliku armastuskirja, lahkumineku armastuskirja ja pildid postitama sellest pildi üles. Andes jälle sellele veel rohkem seda asja. Ei, aga point on selles, siin on see mees sitaks nõme. Mina läheksin kettasse, kui mina olen teinud nagu sulle intiimse ilusa kirja ja sa paned selle story'sse üles. Oota, ma räägin edasi. Teie argumendid ei ole praegu üldse välid, sest et kuulake edasi, seal tuleb tegelikult nagu point. See mees oli postitanud kirja, kus oli näha aitäh sulle ja see oli kõik, mis seal kirjas näha oli. Mallukas veel ütles, et talle kirjutati, et kas sa oled seda kirja näinud, vaata, ma olin ka mingi, oh my god, kus see kiri on, vaata, ma tahan ka lugeda, mis seal kirjas on. Tegelikult ta ei postitanud mitte midagi, seal oli lihtsalt aitäh sulle. Aga mis ta sinna juurde kirjutas story'le ise? Kirjutas, et jah, nii tore, et meil oli selline koos viibimine ja et sa oled ikka tegelikult hea inimene ja mingit sihukest asja. Ja see oli kõik. Ja PSH lihtsalt tõmbas drama üles, et ta oli saatnud kirjast nagu aitäh sulle. Ja siis ta tegi ise endale selle. Nagu, ehk siis ta tegitas ise enda ümber selle nagu vahu, nagu draama. Ei,
seda ma enne tahtsingi öelda. Sest minu arust nagu Mailukas Mailukas vist mainis ka seda, kommenteeris nagu suhteliselt vähe, ma mõtlesin ka, et miks sellest nii suur draama tuli, et ta postitas selle armastuskirja üles, sest seal ei olnud reaalselt mitte midagi näha. Kõik küsisid mingi, kus see kiri on ja, aga tegelikult ei olnud mingit kirja. Või no, mida tähendavad sõnad, aitäh sulle? No tõesti, väga isiklik. Kui see mees jättis maha, jäta hing rahule, noh. Sa postitad üldse minust enam. No see on nagu, miski pärast tekitab mulle selle kirja poolest selle vaata, et mees tuleb koju ja siis naine küsib, et kus sa oled. No ma jätsin sulle kirja ja siis seal oli see joon peale tehtud. Joon ju. No et ta oli teinud kriipsu vaata peale. Joon. Jätsin ju kirja. See on ju anekdoot, jah. Aga ühesõnaga. Mul on uus anekdoot. Lapsed rääkisid, ma räägin kohe ära, see on jäige lihtsalt. 2 sääske lendavad, 1 kukub alla. Teine läheb juurde, et noh, mis juhtus siis? Kärbes lendas otsa. Oota, mis asja? Kärbes toppis sääse. Nonsense. Aga ta jäi ellu, jah, ta rääkis, ta jäi ellu järelikult. Ei, väga hea anekdoot oli. Triinul saab ennast kodus üksi lõbustada. See on nii anekdoot, ma nii meeldib. Nii anekdoot, päris nii. Nii, räägi edasi draamat. Okei, ühesõnaga ja siis... No mina mõtlesin seda, et võib-olla see mees tahtis tegelikult, miks ta veel postitas edasi ja värki. Ta tahab ka endale jälgijaid saada ju. Kui sa BSH-ga olnud koos, kellel on üle 100 000 jälgija. No, võib-olla sellepärast oligi koos. Kusjuures see üks asi, mida BSH ütles, on küll üliaus. Ta ütles seal, kus ta nutis seal storydes ja värki-särki. Ta ütles, et ma ei saa enam ühtegi Eesti meest võtta, et ma pean lihtsalt välismaa mehe võtma. Ja see on tegelikult suht aus. Nagu selles mõttes vaata, et hästi paljud, tegelikult tugevad mehed, enesekindlad mehed ei lase sellest heidutada ennast, on ju. Aga kuna BSH ümber on juba nii suur draama olnud ja kõik need kismad ja värgid-särgid, siis no selle puhul ma tõesti arvan, et võib-olla nagu välismaa mees oleks talle tõesti parem. Nagu kui veel, nii-öelda. Psühholoogi juurde ja välismaa mees. Need Eesti klikid, need on välismaal nii väikesed ka, nii et nagu välismaa mõttes neil polegi jälgijaid. Nagu keegi ei tea selles mõttes välismaal ilmselt teda, ta võib öelda, et ma olen Eesti üks kuulsamaid inimesi, ma olen saavutanud tipu selles. Ta võib seda ju öelda, aga ega keegi ei tea, mis maa see Eesti on ju. Nii et selles osas küll. Part of Russia. Aga Andke andeks, aga lihtsalt vanasti kogu aeg oli see, et kas Eesti on nagu osa Venemaast? See Harimati käis just, korraks teine teema, Harimati käis seal, Harimati on meil kuulnus nüüd ju Ameerikas ja igal pool, ta on igas podcastis käinud, ta käis ühes naisega ühes podcastis ja siis see naine küsis, et nad oli juba pikalt rääkinud ja siis naine küsis, et what's a Russian dessert? Ja siis Harimati oli mingi, you know I'm Estonian. Ja siis see naine oli mingi, yeah, but you said that it was near there. Ja siis Harimati oli mingi, are you Dominican? Ja see naine naeris. You Mexican bitch. Ja see on üliaus minu arust. Et USA ja Dominikaani mõttest, 2 palju suuremat riiki, aga aus. Me ei tea, kuigi tegelikult ma ilmselt tean mõnda Venemaa magustoitu, aga siiski, meil on Eestis ka oma magustoidud. Ühesõnaga, ei tea, sõrnikud. Tuleb võtta vette. Ei ole või? Kurat, aga ma ei tea, ma pole neid ma tean neid nimevitest, need on mingi saia peale mingi. Ühesõnaga, ja peale seda, ega tegelikult BSH vist tuli nüüd tagasi Eestisse ja nüüd tal plaan varsti uuesti minust Balile minna, kui ta juba ei ole ka. Ta käib seal Bali mingit retreatis, ma ei tea, mida tegemas. Lähme ka. Ma ei pea selleks Balile minema, võime Eestis ka. Ma teen sulle ühe. Ei, ma mõtlen Balile, ma võiks niisama minna. Ma mõtlesin, et sa tahad retreatile minna. Ei, me võime niisama minna Balile. See ongi nagu retreat.
ma lihtsalt jah. Aga oota, selle teemaga sai läbi või? Jah, selle teemaga vist kõik. Mind huvitab näiteks see Laura teema, sellepärast, et mina vaatan TikTok'e. Ma seal Instas ei jälgi kedagi, aga ma vaatan TikTok'e ja mis mul ette tuleb. Milline Laura? No ja ma olen sellelt Marinisilt kuulnud sealt Mimmu Kõmust nagu neid mingeid asju. Nii. Selle Peesa ja Maljuka kohta, aga see mul tuleb Laura TikTok'id ette, siis viimane, mis ma nägin, oli see, kus ta tegi vaata selle, või mis ma nägin, et ta mingi kaotas oma mingi selle tuttava lähedase inimese, on ju. Seda ma nägin ja siis ta kaotas enda peiksi ja ma saan aru, et sealt tuli mingi draama ka, sest ma kuulasin salajuttude seda mingit osa ka, kus räägiti sellest. Aga sina oskad nüüd mulle nagu rääkida seda. Jah, ma võin otsast peale rääkima. Seda ma tahaksin kuulda. Nii, kõigepealt väga hea. Selge. Aga lööme enne järgmist juttu siis kokku. Pane mulle ka. Ja panen. Mul oli vahepeal siin joogijanu, siis ma lõin teiega kokku ja siis. Mina kokku ei löönud, ma jõin lihtsalt. Ja ma panin lihtsalt vastu klaasi. Vastu teie klaasi. Kas juba käib muusika või? Muusikat ka või? Oota, milline see oli? Ja see? See. Cheers! Cheers! Nii tore täiega jälle siin olla. Noh, Ale Kokk, palun saada meile suhkruvaba jooki. Ja, ühesõnaga. Laura on siis armastuse maleva kunagine osaline. Reality TV. Reality. Armastuse malevast ma nagu olen kuulnud. Ta oli kunagi seal, osales seal. See oli ju kuskil Viljandimaal. Jah, ta sai lihtsalt, see on tavaline see, et kui sotsiaalmeedias need... Nagu Paari Paavo. Kui... Nii see Paari elu... Ei, kunagi oli siuke sari nagu Paar ja seal oli Paari Liis ja Paari Paavo ja siis üks oli veel. Tavai. Ma olen liiga noor selle jaoks, aga ma olen kuulnud seda Paari asju. Neil olid omal ajal siuksed realitid. Olid jah. Ei, need oli Andrei Sevakin on teinud ülipalju reakte mingitest vanadest nendest realititest, nad on ülinaljakad. Nii et seal on see mingi naiste vahetus ja värki. Oi, mul oli klassi naiste vahetus. Täiesti õige. Mulle meeldis see naiste vahetus. Mulle ka. Aga ma ei taha seda enam vaadata, sest seal mingi vend oksendas kraanikaussi. No aga inimesed ongi väga erinevad. Jah, mina kus ta siis pidi oksendama? Vetsupotti. Võib-olla vets oli hõivatud. Jah, mul hakkab rast paha, kui ma mõtlen selle pildile. Okay. Laura on lihtsalt arvas, no ilmselt sa ei tea teda, aga tavaliselt on see, et jah, kui need mingid eestlased lähevad kuhugi realitisse ja kui nad pärast seda hakkavad sotsiaalmeediat tihedalt tegema, siis nad saavad tegelikult jälgijaid endale. Et kui sa jääd vaikseks, siis keegi ei jälgi sind, aga tegelikult kui sa hakkad kogu aeg postitama, mida iganes, teed mingi Q&A bokse või hakkad lihtsalt oma TikToki, mida iganes, hoiad end nagu pildis, siis tegelikult siin jälgitakse, sest sa oled nii-öelda tuttav nägu hästi paljude eestlaste jaoks. Ja ühesõnaga Laura siis oli seal realitis, seal tal ei ta vist ei leidnud sealt kedagi. Ja ühesõnaga aeg läks edasi. Ma tahaks lihtsalt näha, mis ta välja näeb. Okei, ma näitan. Ühesõnaga, ta mingi aasta aega tagasi vist leidis ühe Peika endale. Huvitav, kas ma võin selle Peika nimega öelda või? Eesnime. Aga kas sellel on tähtsust? Ei ole tegelikult tähtsust. No, Mr. X. Nii, oota. Mr. X ja Peika leidis endale. Alguses tundus neile, et neil on üliäge, värki-särki. Vaatsin ka, et nii tore on ju, nii toredasti, kenasti. Laura on väike õde, ta sai tema õega üli hästi läbi. Tundus selline väga cute nunnu couple, Laura ja see poiss. Ja mingi aeg, kuna mina jälgin ka neid kuulsusid on ju, siis ma ikkagi mingi aeg, vaatan, kui äkki pole postitanud pikalt juba sellest poisist ei olnud postitanud Laura, siis ma läksin vaatasin kontole. See on kõigi nendega, keda sa jälgid, vaatas see on... Okei, ma olen seda nägu näinud. Mingi sisetunne ütleb, et peaks vaatama, kas nemad on ikka veel koos. Täpselt. Pilte enam ei ole. Ja siis ma läksin nagu kontole ja vaatasin, et neil mingid pildid olid minu arust maha võetud, neil koos. Siis läks natuke aega edasi, siis mingi hetk Laura tegi Q&A. Ja Q&A'st küsiti, et kus see kutt on, vaata, et kas te olete koos, siis ta ütles, et jaa, et meil on muidugi väga palju questions and answers, et välja jälgivad küsimusi ja siis vastatakse. Ja siis keegi oli ka küsinud, et kus see küsimused ja vastused.
küsimused. Okei, pange piik siia peale, ma hakkasin ta nime ütlema lihtsalt. Ma ei saa mitte midagi aru. Ma arvasin, et sa lasid krooks sisse nagu mingi... Nime osa ma ei kuulnud. Jaa, okei. Tegelikult ei olegi aru saada. Ma olen terve päev seda Maarjas. Mis asja? Sa tegid just. Vaata, varsti tuleb. Või tähendab, kui sa seda osa kuuled, seda kohta kuuled. Okei. Naerab niimoodi. Ma ei viitsi, Kets, mis sa arvad, et ma teen meelega seda, et nii ma nüüd naeran nii, nagu ma tahaks. Ma naeran hästi seksikas. See on nii, aga näiteks 2 aastat tagasi. 2 aastat tagasi su seda ei olnud. Ma ei kuulnud seda. Tead, mul tädi käis koolis, siis tema naeris gümnaasiumi kuidagi niimoodi, et tal tuli lõpus nagu mingi siuke asi on ja minu arvates see oli nii äge ja see oli nii lahe, nagu ikkagi suur eeskuju on ja siis ma mäletan, kuidas ma algklassides kodus harjutasin naermist niimoodi, et mul tuleks ka see sinna tee korra seda nagu koos naeruga. Ja ma ei saa seda praegu teha, seepärast, et mul ei ole hääl. Sest mul tuleb niikuinii. Kusjuures tegelikult see on aus, ma mingi aeg vaatasin seda Beebilõusta ex-naist. Minu ma jälgin siiani teda Instagramis, aga ma vaatasin, tal on nagu üliäge naer, mulle täiega meeldib ta naer ja siis mingi hetk, kui ta postitas hästi palju story'sid endast ülesse, kus ta nagu naeris ja nagu rääkis, siis ma mingi hetk sain aru, et ma naeran nagu tema. Ja mingi hetk ma naersin nagu mallukas ka. Et kui ma nagu, mu aju kuuleb hästi pikalt kellegi naeru, siis ma hakkan tema moodi naerma. Ja see ei olnudki praegu see, et sa ei tohi niimoodi naerda, et see on nõme, see on lihtsalt, see ajab mind naerma. Okei, no väga hea, siis ma ei pea, ainult mina peangi naerma hakkama ja siis on kõik naljad on naljakad. Ja kui ma tunnen nutan sõnalt, siis hakka lihtsalt niimoodi naerma. Aga see on nii paha, kui tegelikult naerul mingid sellised asjad mõnikord külge jäävad. Seepärast, et kui ma suvel ikkagi seda 6-aastast mängin, on ju, ja siis niimoodi naerad, on ju, siis ma tulen pärast tööle, ma naeran samamoodi nagu. Okei, ühesõnaga. Nii. Ma vaatasin sügavalt kaamerasse praegu. Mul on eksistentsiaalne kriis. Kesk- ja Lauraga siis oli niimoodi edasi, et Laura ei taha minna kööki. Ta ütles, Liisa, ma tean. Ta ütles, et ta käest küsiti, et kuidas on mehega kõik värkisärki, ta ütles, et jah, et meil on nagu väga hästi, et me oleme hästi palju, me oleme juba käinud baariteraapias ja me oleme hästi palju raskeid asju üle elanud. Seda sa vist rääkisid ka mulle seda baariteraapias, aga sa ütlesid, et nad hakkasid vist mingi koha alguses käima või? Ma ei mäleta, mis ta kirjutas. Baariteraapia kõlab nii põnevalt, lähevad koos baari. Baariteraapia. Aga Karibast ei ole mõtet minna. Nii, ei ole jah. Igasse baari ei ole mõtet. Luige baari või Ühesõnaga ja siis ta ütles, et neil on kõik hästi. Kariba näeb ikka nii teistmoodi välja, kui ma arvasin. Ei on kovaalne. Et nad on käinud ühesõnaga väga raske teekonna juba läbi, nad on baariteraapias käinud aga et neil on samad eluväärtused ja nad tahavad edasi minna ja nii-öelda, et neil on ikkagi klapp ikkagi hea, et kuigi neil on olnud rasked ajad, aga et nad ikkagi suudavad nendest üle minna. Ja siis mingi 2 nädalat vist läks mööda ja pauk. Laura andis oma Instagramis teada, et ta on vallaline ja kuna mina on ju. Nagu lihtsalt oligi story, kus ta on nagu mingi, ma olen nüüd vallaline. Ma võin lugeda teile selle pika teksti ette. Tohid või? No ma ei tea, kas ma tohin. No ta pani selle oma story'sse avalikult ju. Ma tegin screeni. Ta Instagram on privaatne. No aga kas tal on kirjutatud, et meedial loata sisu jagamine keelatud? Tee lihtsalt kokkuvõtte. Okei, ma teen lihtsalt kokkuvõtte. Ma ei tea, pärast tuleb mingi aga mida see ei pruugi, ma räägin praegu siin Laura. Olla sa lihtsalt luuletad. Kes see Padjaklubi Laura oli? Temast räägin ju. Tal on ka mees, ta võis ka oma mehega lahku minna. Te ei tea, millisest Laurast ma räägin. Ühesõnaga, nii, ta tahtis panna selle postitusena ülesse tegelikult,
aga ta ei pannud ja siis ta kirjutas lihtsalt selle story'sse, see oli talle notesidesse kirjutatud tekst. Ta räägib siin, et ta tahab tänada ühte naist, kes siis tegi lõpuks suu lahti ja mitte ainult ei rääkinud, vaid näitas ka tõestusi. Ja et talle meeldivad need naised, kes julgevad tulla ja rääkida ja öelda välja asju, mida siis need naised peaksid teadma, kellele nad siis tulevad rääkima, on ju. Ja et ta siis lõpuks avas jah, et kui Laura siis pidas jõule või oli niisama oma perega, siis tegelikult tema see kutt käis siis teiste naiste juures oma rasket elu kurtmas, kõike muud. Ja Laura muidugi uskus seda meest, et midagi ei ole alguses nagu juhtunud, sest et kellelegi polnud nagu otseseid tõestusid. Aga räägiti seda. Aga räägiti väga palju. Et öelda, et kuule, su mees käib litsi löömas või? Mis asja? Et räägiti, et kuule, su mees käib litsi löömas. Ja, aga tõestusi polnud, ehk siis Laura nagu okei, oota, ma räägin ära ja siis me võime seda teemat kommenteerida, sest minul on ka selles mõttes kahetised tunded selle osas. No okei, tegelikult ma olen ühe korra rääkinud siin podcastis teist juttu. Aga me oleme kõik arenevad organismid. Jah, ma arenen iga päev. Ühesõnaga ja... Nice safe. Siit tuleb ju. Mis häält mu kopsud teevad? Jah. Ühesõnaga, ja ta kirjutas siia ühe lause. Pole tegelikult absoluutselt minu stiil musta pesu avalikult. Klaar, Ida. See oli see, millest sa mulle rääkisid. Ja. See Klaar, Ida. Ja mina ei pannud seda. Et sealt tuleb edasi järgmine teema. Ja. Mida see klaarida öeldi ühesõnaga ja mõned tähed selles klaarida sõnas olid siis suurelt kirjutatud, ma ei ütle millised ja siis väga haige siis ma arvan, et ma tean, mis sealt tuli. Ma arvan, et ma sain nüüd see nimega teada. Ja siis ühesõnaga ta vastas ka avalikult, kusjuures ma screenisin kõik. Normaalne nimi pole liiga vähe tähti. Ühesõnaga, te saite ilmselt kõik aru, et ta mees siis pettis teda korduvalt, aga tõestus on olemas ainult ühest korrast. Ei tegelikult. Ja ei mitmest ikkagi, sest et ta ju... Ja... Triinu praegu arvab, et see Klaarida on nagu mehe nimi, vaata. Ei ole. Kurat. Oi, vabandust. See pole hullu. Nii, ühesõnaga. Ja ta käest küsiti ka, et parim vastus, mul on kõik üles ka screenitud. Ta käest küsiti, et miks mees pettis siis? Sellepärast teil kogu aeg nüüd telefoni mälud täis on. Jah, nii, miks mees pettis siis? Kiimas oli. No, loogiline. Ja siis ühesõnaga kõigele ta siin vastas on ju, et miks ühesõnaga see mees ei tunnistanud mitte midagi lõpuni välja. Laura jättis ta lõpuks maha. Ja see mees oli alguses talle öelnud, et ta ei taha suhet. Aga Laura lõpuks nad ikkagi lõpetasid suhtes. Et kuigi Laura ütles ka, et aga oleks siis võinud päriselt nagu lõpuni mitte minuga suhtesse minna, vaid jääda endale kindlaks on ju selle mehele. No ühesõnaga, see, et tõestusi vaata tuleb kogu aeg ja tähendab, et jutte on, et su mees petab, aga tõestusi pole. Ma vist teeks niimoodi, et kui esimene kord, kurat, ei tea, samas mõni mees petabki ainult ühe korra, tahaks ikka sellest teada. Ei, ma arvan, et kui keegi tuleb ikkagi jutuga mulle, et su mees petab, siis ma hakkaks FBI-ks. Ma hakkaks FBI-ks ja ma üritaks välja otsida, leida, rääkida inimestega, kas ma leian kuskilt mingi jutlõnga, et jõuda kelleni, kellel on tõestus, kes suudab mulle, kes oli siis, kellega ta pettis või suudab tõestada. Kuidas sa lähed ukseda? FBI. Kas sina petsid minu mehega? Yes, Russian mafia. Ja mine sinna, kus on see titt. Okei, vabandust. P-punkti. Ja ühesõnaga. Mitte keesse, vaid peesse.
aga teate, mis või? Laura oli väga tubli, et ta lõpuks, ma reaalselt ei tea, ma praegu ütlen ta nime kogu aeg siin, pärast, äkki te peate pärast panema piip peale igale poole. Ei või, see on Laura saab Padjaklubist ju, ma juba ütlesin seda. See tegelikult sissejuhatuses rääkisid küll, kes on. Piešost rääkida. Ja, true. Ühesõnaga, nüüd siis järgmine jutt on see, et Laura oli väga tubli, et ta läks lahku. Aga mingid allikad minul. Nüüd ei ole seda meest enam näinud seal Laura Instagramis ehk siis nii-öelda on kadunud, aga mingid allikad ütlesid mulle, sohistasid kõrva. Mitte usaldusväärsed, võib-olla usaldusväärsed, võib-olla mitte. Ma ei kinnita, ei lükka ümber. See on lihtsalt jutt, mida ma edasi räägin, aga et see sama mees, see Laura Ekspeika ja Laura olid mingi nädalavahetus Lätis koos. Ikka võib Lätis koos olla. Keegi leidis nagu storidest üles kuidagi, pani mingi pildi kokku, midagi sellist. Aga see ei ole, me ei tea, aga ma viskan selle õhku. Mõtle, kui nõme. Ja Laura, kui sa läksid, siis jäta kohe maha. See ei ole okei. Aga ma tean, miks. Ma tahaks uskuda, et ta läks. Ma tahaks ka uskuda ja see võibki niimoodi olla, sest et ma tean ka, kui ma olin kunagi oma toksik eksiga suhtes, siis see, kuidas nagu see armastus sel hetkel, kui te jälle kokku lähete, on nii tugev, et siis te lähete lahku, nii kurb ja jälle lähete kokku uuesti. Siis sa tunned nagu, et oh my god, nii nagu, nii armastus on. No vaata, et vaata muidu, sul on kogu aeg selline. No vaata jälle see Jaanus liidab puru seale. Vaata muidu, kui sa oled suhtes ja sul on selline mõnus turvaline suhe, siis sul liiguvad nagu niimoodi emotsioonid üles-alla, on ju. Aga kui sul on, täpselt selline toksik suhe, siis see hetk, kui te jälle ära lepite ja suhtesse lähete, siis sa tunned väga nagu üles. Ja siis sa tunned neid liblikaid, mida me kõik ju igatseme kogu aeg. Väikelainetus, siis on tsunami. Ja see suur armastus tundub nagu nii hea seal nagu üleval, kui sa tunned seda jälle ja sa mõtled, et oi, ma tahan seda tunnet tunda ju, sest et see on see, mida me kõik tahame tunda tegelikult ju seda ülisuurt armastust. Aga pikaajalise armastuse saladus on muidugi see stabiilne ja kauahoitud suhe, on ju, et see lõpuks siis nii-öelda, läheb nagu kinnisvarahinnad niimoodi. ja ma selles mõttes ei pane üldse seda pahaks. Aga räägi, mis see klaarida tähendas siis? Klaarida või? Ühesõnaga, on veel üks influencer meil Eestis siin, kes osales ka ühes reality saates. Ja ma ütlen millises. Võib-olla te saate juba aru, kellest ma räägin ka. Mina ei saa. Ma arvan, et Triin või ei saa üldse. Ma pärast ütlen. Ärme hakka, sest me oleme juba öelnud. Me oleme juba pisavalt öelnud. Ma pärast lihtsalt näitan sulle. Ja tuli siis välja, et Laura siis oma Instagramis rääkis, et siis see teine reality staar, siis oli ka üks inimene, kellega siis Laura mees pettis. Ja see oli ka see inimene, kes siis Laurale rääkis, et mina petan oma sinu mehega, aga ta oli veel öelnud peale seda, kui Laura pööras siis selja talle ja kõndis minema, oli öelnud, et talle järele, et ma teen seda niikuinii veel. Niimoodi, et oli natuke nagu kuidagi ülbe olnud. Ja mind häirib see, et inimesed on nii katki. Mind häirib, aga ma tean, miks see teine inimene on ära muretse, petan veel. Sest seda teist see inimene, sotsiaalmeedia staar, teda ennast on ka samamoodi, täpselt sama stsenaariumi järgi huiatud, nagu huiati nüüd seda Laurat. Täpselt sama stsenaarium. Ma ei saa aru, mis nendel meestel viga on. Nagu me jõuame sinna punkti, kus tegelikult põhjus on ikkagi mehed. Minu arvates me räägime, ma tahaks küsida, mis naistel viga on. Ja okei, seda küll. Mina ütleks ka, mis inimestel viga on. Aga tegelikkuses ei ole. Mind häirib siiamaani, et see sotsiaalmeedia staar, kes siis läks Laurale ütlema, et ta ei ole siiani, ta rääkis oma sotsiaalmeedias, et huvitav, kas ma peaks seda teemat kommenteerima või mitte, et ma võib-olla ei lasku ikkagi sinna tasemele, et ma ei hakka kommenteerima seda, aga samas äkki peaks ikkagi oma poolt põhjendama. Ja ta ei ole siiani oma poolt põhjendanud, millest mina järeldan, et ta tegigi seda. Ja kõik see, mida Laura rääkis, on tõsi,
ta lihtsalt ei oska, ei julge seda kuidagi avada nagu nii-öelda ise, sest et muidu ta postitab kõigest, muidu ta räägib kõigest. Ta ei ole muidugi nii hull nagu PSA, aga põhimõtteliselt ja see ongi minu jaoks tema puhul nüüd nagu räägi siis, räägi oma pool ära. Mis sul kaotada on, kui sa ütled sotsiaalmeedias praegu, et sellel mündil on alati 2 poolt ja sina tead, et sa tegid asja õigesti ja sa käitusid seal olukorras õigesti. Kui see sinu jaoks on moraalselt õige, miks sa ei või seda siis avada? Sest et siis me ju keegi ei hakkaks teda siis selle eest ju nii-öelda kritiseerima. Kui meie väärtused ei ole, kui just seal ei ole see väärtuste teema. No jah, aga tema ise tundub, et tema väärtused võiksid olla umbes samad nagu Laural, sest et teda häiris ka see, kui tema mees pani kellegi teisega kõrvalt, mida ta tegi. Teda häiris see väga. Nii et ma nüüd mõtlen, et muidugi, jah, alati on süüdi mees. Tähendab, mitte alati on süüdi mees, vaid et kui mees läheb petab, siis ei ole süüdi see teine naine, kes oli vallaline, kellega ta pettis. Jah, aga siis sa ei pea olema nagu, et mingi muideks, ma petsin su mehega ja ma petan veel või mida iganes, vaata. Seda küll. Sa võid teha seda puhtast südamest, et öelda, et kuule, jah, sinu mees pettis sind minuga, vaata, kui toodetruuk ise küsis, et kas kellegi on tõestust, vaata, aga mitte, et ma olen üliuhke, petsin või aitasin pettisele kaasa ja teen seda veel. Jah. Aga jah, ma ei tea, selles mõttes, et eks me kõik oleme inimesed ja elame kõik esimest korda väidetavalt. Elu on ilus. Luige Paaris lauldi seda laulu. Muidugi. Ei, see on tegelikult, jah, lõppkokkuvõttes on tegelikult jah suht aus, et ka need, kes siis petavad või on siis need, kes teavad, et sellel inimesel on naine või mees, aga ikkagi otsustavad temaga astuda seksuaalsesse või ka vaimsesse suhtesse, siis midagi seal peab ju olema, miks nad seda teevad. Mingi hea tunne, mingi kompensatsioon mingile elus puudujäägile. Ma arvan nagu et see tegelikult enne ka me rääkisime siin ühest asjast on ju ja ma arvan, et see, et näiteks ma usun, et on need inimesed, kes mingi terve elu petavad võivad olla vaata siuksed. Ma arvan ka, et see on pigem natuke see moraalitunne ja mis asja? Et see läheb sinna väärtuste ja moraalitunde juurde. Et see, et näiteks sinu mees pettis sinuga suhtajal ei tähenda kohe seda, et ta nüüd järgmises suhtes võib-olla läheb 10 aasta pärast alles uude suhtesse vaata, et ta seal nüüd, et ta on petja. Ja kui nii palju sest et need dünaamikad inimeste vahel on nii erinevad ja need suhted kõik on nii erinevad. Tõsi, pluss sa võid ju ka areneda. Et kui näiteks, ma ei tea, sinu ekspeika oli sinuga munn on ju. Enne rääkisime sinu ekspeika, mitte sinu ekspeika, lihtsalt see praegu näide, ma räägin sinu ekspeika oli sinuga munn ja siis see ei tähenda tegelikult, et ta on nüüd, et ta on kõikide teiste naistega maailmas ka vaata. On inimesed, kes ongi, aga nad on kõigiga. Aga need lihtsalt dünaamikad on nii erinevad, teie suhe ei käinud kuskile, te ei olnud lihtsalt kokku loodud vaata. Ma tahaks mingit aparaati, mis ütleb, et nii, tema on elu lõpuni petja. Okei, tema võib veel areneda. Sa võid selle aparaadi tee see aparaat valmis ja ka meile hakka müüma. Aga jah, uus äriplaan. Aga tegelikult seda vist ei saa teha, sest see oleneb ilmselt, mis su elus hakkab juhtuma on ju. Olenevalt sellest siis. Hakka nõiaks. Ma tahan küll, ma vahepeal mõtlen, et peaks endale mingi uue hobi leidma, siis ma vahepeal vaatan, Shane'ist on witchcraft. Ostan endale mingi witchcrafti mingi. Sa saad minna ju tarokaartide koolitusele, siis hakkad oskama ka tarokaarte panna. Ja ennustajaks saab ka tööle minna kus juures. Seal peab hea fantaasia olema. See sul on. Väga hea. Tarokaardid on neid puudu veel. Aga on sul siia sa võid endale ühe akvaariumi võtta. Mis asja? Ühe akvaariumi.
veest tühjaks ja tagurpidi. Käib ka? On sul miskit siia veel seda? Sellesse teemasse või? Jah. Vist ei ole. See vist kõik, ma tunnen nagu praegu, et kuidas ma olen nagu... Sa oled suure pingutuse teinud, et meid kõiki valgustada sellel teemal. Ma olen reaalselt, ma ei tea miks, aga kõik need mingid draamad ja sellised asjad. Noh, mul on see nagu, et mul popcorn on käes ja ma olen mingi... Nii põnev. Ehk siis, kui te teate midagi põnevat veel, siis kirjutage meile. Jaa, kirjutage täpselt, kui teil on mingid draamat. Omavahel ka, kui teil on mingid draamat, me lahendame kõik ära. Siit tuleb Maarja uus jutusaade meie kanalina, kus tema räägib ja meie kuulame nagu mida. Mida? Maarja draamanurk. Ja siis selleks osaks on niimoodi ja meil, jah, on niimoodi. Mis kell on? Ma ei tea, mis kell on. Seda on kuulaja kirja lugeda, aga me loeme seda järgmises selles. Kas meil ei ole praegu aega või? Me võime ju seda teha järgmises, läheb meie TikTokidega kokku. Nagu. Kas järgmine osa on TikTokidega? Ei no, see osa, mis tuleb TikTokidega. Okei, no kas see on nii ammu, meil on see nii vana. No see on juba nagu nii vana. Loeme. See läheks ju sinna palju paremini. Aga Maarja, sa võid rääkida meile Blenderist. Jaa, õigus see. Ühesõnaga, alates homsest me saime teile jälle sooduskoodi. Nii et alates homsest Blenderist tellides kasutate sooduskoodi mulinad ja saate 10–20% soodustust kõikidelt toodetelt, välja arvatud eripakkumiste toodetelt. Vaadake meie sotsiaalmeediast. Jah, jälgige meid sotsiaalmeediast, sinna tuleb täpne info, et kuidas seda kasutada saab, aga Blenderis meie sooduskood mulinad, nii et kasutage. Mulinad. Podcast, mulinad. Nii et üli lihtne. Mitu tundi on siis praegu? Juhatame välja, mis tundi? Mitu tundi on salvestatud praegu? Tund ja 3 minutit. Olgu, aga tšau! Tšau! Oh my god, Maarja, vaata, sa said kohtukutse.